Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal. Nad ei tea, mida mõelda, need, kes pole iial käinud seal. Näitab meile suunda vana tuulelipp. Siia üles kuulda ei ole midagi. Käime katused mööda, tule lähme turnime tornides. Lähme katsume pilvi, lähme värvime taeva siniseks. Ühed tahavad palju, teised rohkem veel. Mõned tahavad kõike, nad ei kõnni katustel. Me ei näe teisi kihutamas mingi. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on... Aitäh! Nagu ma ütlesin, et mul tunne on täpselt selline, et kaotatud varakiis on taas leitud ja kurat, et ma pidin nagu nii pika teema käima, et sellest aru saada. Ma alustan sellest, et ma mäletan seda tunnet, mis mul oli umbes 3 aastat tagasi, kui ma olin sadamas ja vaatasin neid imelisi, elegantseid elukaid, mida purjekateks nimetatakse ja mõtlesin, et millist vabadust need purjetajad seal pardal peavad tundma. Neil on kogu maailma teed valla. Mine kuhu tahad. Ei ole mingisuguseid autoteid, ei ole reegleid. Et mis tunne see küll võiks olla. Ja täna, olles tulnud maailmareisilt purjekaga, imetlen ma endiselt sadamates neid purjekaid, neid elegantseid sõiduriistu. Ja ma tean, millise vabaduse nad tegelikult võivad inimesele anda ja see on nii fantastiline tunne, uskuge mind. Selle nimel tasub minna. Koostöös siis jahtklubiga me tegelikult leidsime selle, et jahtklubi 111. aasta sünnipäeva tähistamine sellisel viisil, kus lipp sõidab purje alusel üle Kap Horni ja teeb maakerale ringi peale, toob tervitused nii sünnipäevaks kui Eestimaale 37 asukohast, et see on üks vägev asi, et see on kõva missioon ja see oli see, mis meid aitas rasketel hetkedel. Ja Tallinna Jahtklubi nimel tahan teile üle anda Tallinna Jahtklubi kõrgema tunnustuse, Tallinna Jahtklubi kuldmärgi. Sellepärast, et see on mu suur armastus, et töödes elu lõpuni.